Millal te hakkasite siis tööle TSG-s? Esimest korda hakkasin 1980 peale ülikooli lõppu. Töötasin 3 aastat ja siis vahepeal läksin teise kooli. Ja siis tulin tagasi 2002 uuesti. No ja siis, kuidas on kool selle ajaga muutunud? Et kuidas näiteks muutus sellel ajal, kui taga olite ja tagasi tulite? Meil koolis on õpilased palju rahutumad, kui nad siis olid, üks asi. Ja teiseks, siis oli meil selline kord, et ühest trepikojast käidi üles ja teiselt poolt käidi alla, nooled olid pandud. Ja siis sai väga hästi liikuda vahetunni ajal, mitte nagu praegu. Ühed trügivad üles, teised alla ja seal on täis ummik. Aga kuidas see võiks tulevikus muutuda teie arvust näiteks 10 aasta perspektiivis või nii? Siis võiks olla suuremad auditooriumid, nii nagu gümnaasiumis näiteks. Ja võikski olla nii, et on näiteks ajalootund 3 klassil korraga, nii nagu ülikoolis. On loeng, on 3 klassi koos suur, aga meil ei ole praegu selliseid suuri ruume välja arvatud aulaid, kus saaks teha. Selleks on vaja suuremaid panustusi. Ja remont on vaja ära teha vähemalt 10 aasta jooksul. Ja seda lubatakse ju ka. Et mis on TSG suurim erinevus võrreldes teiste koolidega õpetaja jaoks just? Mina arvan, et meil on õpetajad ja õpilased väga sõbralikes suhetes. Meil ei ole sellised õpetajad, kes õpilasi kiusavad, on ju. Me saame nagu kuidagi sõbralikumalt läbi. Mulle tundub, ma olen 3 erinevas koolis töötanud ja mulle tundub, et siin on nagu need suhted päris head omavahel. Mis koolidesse töötanud siis olete? Ma töötasin praeguses Kristiine gümnaasiumis vahepeal ja siis töötasin Konstantin Pätsi vabaõhukoolis, mis on sanatoorne kool ja kus on kopsuhaiged lapsed õppisid seal ja südamehaiged ja Pirita Kosel asus. Sealt ma tulingi siia. Kas teil on ka mingi sündmus, mis on teil nagu eriliselt meeles meie kooliga seonduvalt või klassidega, mingi klassiga läbi aja? Mul on väga meeles eelmise aasta sünnipäev, kui minu klass üllatas mind väga meeldivalt. Suure lillebuketiga ja kui nad laulsid väga ilusti. Õpetaja Marge Raja õpetatud laulu ka veel. See oli väga ilus. See oli siis intervjuu meie kooli.